Yo, Spunky, what are you doing, dog? You sniffing ass? Ma mõtlesin, võtaks täna veits natuke rahulikumalt seda videot. Mitte nagu otseselt rahulikumalt, aga lihtsalt käsitleks mingi rahulikumat teemat. Viimasel ajal on nii palju draamat ja igasugust mähkimist olnud, et ma olen isegi väsinud sellest. Nii ma mõtlesin, ma taas külastan ühte vana ideed, mis mul oli. Ja räägin sellest, kuidas ma videoid teen. Nüüdseks mingi aasta aega tagasi, kui ma Mängunurga kanalil alustasin enda jaoks seda Eesti YouTube'i tähelendu. Kõik see siin sai alguse suht sarnase videoga. Ma mäletan, kui suur nagu katsetus see algul oli. Ma algul tegelikult ainult plaanisingi mänguvideoid teha. Aga kuna nii rahvale kui ka mulle meeldisid sellist tüüpi videod, siis need jäid püsima. Ja vaata, kuhu me oma otsaga jõudnud oleme. Täna ma tahan taaskord rääkida sellest, mitte ainult kuidas mina videoid teen, vaid ka kuidas sina videoid teha saaksid. Nagu absoluutselt iga asja tegemine siin maailmas, siis ka video algab ideest. Algul tuleb idee ja siis tuleb kõik muu. Nagu kui sul ei ole ideed, siis sa ei saa mitte midagi muud ka enne teha. See kust ja kuidas see idee tuleb, see on juba su enda küsimus. Ideid, neid tuleb reaalselt igalt poolt. Ja kõik need ideed sa paned endale kirja kuhugi. Sest muidu kuidas sa kahetsed seda. Sest iga pisem kui mõtted ära kirjuta ka endale üles. Sest nagu isegi kui sul praegu ei tundu, et sa sellega teha midagi ei saa, siis see ei tähenda, et sul tulevikus sellest kasu ei ole. Ma olen vist avastanud, minul kõige paremad ideed tulevad poti peal. Miski seal paneb selle mõttele endama, kui sa lihtsalt shittud, südame shittud. Kui sa tunned, et sul täielik fantaasiavõime puudub, siis pole hullu. Sest kui sul endal neid originaalseid ideid ei taha tulla, siis mine varasta kuskil. Kõigi meie mõtted on nii mõjutatud teiste inimeste mõtetest. Algul leia enda jaoks üles see, mis sa teha tahad, olgu siis mingi vlogid või mänguvideod või make-up tutorialid või mingi furry hentai või ükskõik mida. Leia teisi inimesi, kes teevad sarnaseid asju, varasta neilt mingid kindlad idee, lisa sellele oma vürtsi juurde ja niimoodi sünnib originaalsus. Vahet pole, mis laadi videot sa teed, siis mingil määral ettevalmistust on sul nii vaja teha. Oletame, et sa tahad teha oma 100 episoodilist Minecrafti let's play. Selleks on sul vaja arvutit, Minecrafti, voice recorderit, screen recorderit, mikrofoni, elutahet. Okei, see viimane on selline soovitatav lihtsalt. Paljude inimeste mentaliteet on see, et selleks, et midagi head YouTube'is luua, sul on vaja kallist tehnoloogiat. Aga tegelikult ei ole. Sa võid midagi väga hämmastavat luua, väga odavalt. See nüüd oleneb kõik sellest eelnevat punktist, nimelt kui hea idee sul on. Nagu kas või juba puhtalt paljud inimesed tahaksid vlogida, aga neil jääb selle taha, et mul pole ju kaamerad. Kui milleks sul siis telefon on? Need kaamerad, mis tänapäeva telefonidel on, need on paremad kui paljud päris kaamerad. Tänapäeval sa saad isegi vist editida telefonist, nii et nagu mitte midagi takistasin. Nii et ära karda oma kallist iPhone'i kasutada. Selle jaoks issi kinkiski selle sulle ju. Peale tehnoloogia on sul ilmselt ka muid asju vaja. See nüüd kõik oleneb täiesti kontekstist ja sellest, mida sa filmida tahad. Mulle õnneks see ettevalmistus läheb päris kergelt. Ma lihtsalt istun kaamera taha ja vola. Aga vahest mõndade videotega pean ka mina poest läbi käima, et mingeid asju osta ja nii edasi. Kui sa oled nii füüsiliselt kõik ette valmistanud, kui ka ennast vaimselt ette valmistanud, siis sul on aeg filmima hakata. Olenemata videotüübist, siis mingil määral filmimist sa pead alati tegema. See on ju video. No shit. Vahest sa filmid ühte kindlat asja lühikese perioodi peale, aga vahest sa filmid mitu erinevat asja pika aja peale. Aga ühel või teisel viisil sa ühest hetkest oled lihtsalt nagu see on sellest poolest üks olulisemaid osasi, et see puhtalt peegeldabki seda, milline su video välja näeb. Kui sa selle osa siin perse keerad, siis ei tule enam midagi välja. Siin tulebki mängu see oluline ettevalmistus, sest tavaliselt mida rohkem sa ette valmistad asju, siis seda kergemini see protsess ise läheb. Ja ilmselt kõige olulisem asi, mida siin teada, on see, et kui kaua sa midagi filmid, ei võrdu see, kui pikk su video tuleb. Nagu näiteks minu puhul, mu videod on tavaliselt 4-7 minutit pikad, aga videot ennast filmides siin kaamera ees ma istun vähemalt 2 tundi iga kord. Ma mäletan veel Mängunurga aegadel, kui mul oli mõndadest mängudest 10 tunde materjali, et sellest siis kokku panna mõnekümne minutiline video. Või siis kas või näiteks need animatsioonid, mis ma kunagi tegin. Paar minutit animatsiooni võttis mul aega 3 kuud. 3 fucking kuud. Ja siis te virisete, et ma teen praegu vähe videoid. Fuck, jälle monteeris magama, puts. Monteerimine on see osa, mis on nii minu kui ka ilmselt paljude teiste arust kõige aeglasem ja igavam protsess. Aga see ei tee seda vähem oluliseks, kuigi paljud jätavad selle millegipärast tahaplaanile. Ilmselt sellepärast nad ei oska või, ma ei tea miks. See on see koht, et seda teha ei ole raske, aga seda hästi teha on raske. Need monteerimisprogrammid sa võid endale selgeks teha mõne tunniga tänu sellisele maagilise asjale nagu YouTube'i tutorialid.
ma olen isikliku monteerimisega tegelenud juba mingi pool elu endal. Ja mul on see asi suht käpas. Või no mul on käpas see, mida ma actually vajan video jaoks. Ja just see ongi see oluline. Sa peaksid fokusseerima sellele, mida sul vaja. Paljud kipuvad over-editima videoid isegi ilma aru saamatagi ja see näeb nii segane välja. Lihtsalt jää nende asjade juurde, mida sa juba teha oskad ning vaikselt õpi kõrvalt juurde neid asju, mida sa veel teha tahaks. Mul endal läheb monteerimisega vähemalt 2-3 päeva aega. Tavaliselt puhtalt sellepärast, sest sa ei viitsi seda kogu monteerimisprotsessi otsast lõpuni korraga teha. Tuleb mingi kõht tühjaks või sa hakkad mingi videoid vaatama ja see lihtsalt jääb tahaplaanile. Aga kui see kõik valmis saab, siis kui hea tunne see on. Tähelepanu, nüüd on videos oluline osa. Tähendab, kogu video on oluline olnud, aga türa nüüd pane tähele hoolikalt. Ma ei mõista, miks inimesed ei saa aru, kui oluline osa video reklaamimine on. Ja mida ma reklaamimise all mõtlen on thumbnail, pealkiri ja description. Eriti Eesti YouTube'is ma olen märganud, et lihtsalt for some fucking reason inimesed unustavad, et need üldse eksisteerivad. Need on olulised puhtalt sellepärast, sest nagu kui keegi vaatab YouTube'is ringi, siis ta näeb neid 3 asja enne, kui ta näeb seda videotki. Nii et kohati need on olulisemad kui video ise. Sellepärast mulle meeldib ka kasutada caps lockiga clickbait pealkirja. Mul on lihtsalt vaja inimeste tähelepanu kuidagi saada. Ja ma kohati tunnen, et mulle meeldib thumbnail rohkem teha kui videot ennast. Ja kui sul on kõik 6 Infinity Stone'i käes, siis see on nii hämmastav moment, kui sa saad vajutada seda publish nuppu teadmisega, et su video nüüd elab oma elu kuskil laias maailmas. See on see koht, kus sa oled tubli töö ära teinud, sa saad ennast õlale patsutada ja natuke leiba luusse lasta. Ja siis sa saad küsida, et kas sa oled ise üldse rahul sellega. Ma elan sellise suhtumisega, et ma ei saa enne videot üles laadida, kui ma olen ise sellega rahul. Mul on kindlad kriteeriumid ja piirid, kuhu maani mu video peab jõudma selleks, et ma üldse olen nõus seda maailmale näitama. Sest nagu kui mina sellega rahul ei ole, siis kuidas keegi teine peaks sellega rahule jääma. Ja asi ei piirdu ainult selle ühe videoga. Ma pean olema rahul sellega, mida ma üleüldse YouTube'is teen. Ma saan puhtalt kogemusest öelda, et kui sa ise ei naudi nende videote tegemist, siis sul lihtsalt jäävad asjad poolikuks. Ja kui sul jäävad asjad poolikuks, siis sinust ei saagi kunagi YouTuberit. Sest ilmselt kõige olulisem asi mitte ainult YouTube'i tegemise puhul, vaid ka elus on see, et sa ei annaks alla. Sul peab olema motivatsiooni, sul peab olema järjekindlus, sul peab olema tahtmist olla the very best like no one ever was. Videote tegemine ja YouTuberiks saamine, no see ei käi üle öö. Isegi kui see tundub, et ma prantsatasin kuskilt selgest taevast välja, siis tegelikult ka mul on olnud mitmeid aastaid kogemust YouTube'i tegemisega. Ja nagu sa vanade videote vaatamist olen näinud, siis ma olen ka loonud puhast paska kunagi. Aga ilma nende paskade videoteta ei oleks ma kunagi saanud õppida ja kogeda, et teha neid häid videoid, mida ma praegu loon. Või no okei, vaieldatavalt häid videoid. Vähemalt minu arust on need head ja paljude teie arust on ka head, kuigi mõndad arust ei ole need head ja see on ka täiesti okei. Sest maitse üle ei vaielda. Välja arvatud, et vaieldakse küll. Mingi kommentaari, sa pange heiti oma kõige vihatumale YouTuberile. Tead, saadki üksteist ka perse. Alustagem sõda! Süda murtud, leek on kustunud, peksab ruttu, süda rinnus, see ei peatu.